Tere ilusat aprillipäeva kõigile siin Botaanikaaias ja loomulikult, kuidas ma siis jätan konverentsile tulema, kui see konverents on sisuliselt ju minu nimeline. Oleks võinud ju kohe öelda, et me räägime kõivupuust. Ma guugeldasin ka huvi pärast, et kui palju üldse Eestis on selliseid toredaid naisterahvaid nagu Maarja Kask, sellepärast, et üks nende hulgast on olnud ka minu kolleeg ja neid on päris paras jagu. Et kui siis jah, lõunaeestikeelsest nimest rääkida, siis võib-olla natuke ka korrigeeriksin, et kuna ma ise olen lõunaeesti keelne, et siis kui me räägime nimetavas käändes, et siis on ikkagi kõiv, aga seda võib käänata siis väga erinevalt, kas kõiv kõivu või kõiv kõo. Nii et on ka siis Maarja kõiv, aga Maarja kõost võib teha väga mitmesuguseid asju. Aga alustame algusest. Nagu öeldud, et Maarja Kask ei ole siis mitte ainult väga hinnatud tarbepuu ja kindlasti ka rahvapärimuses või inimesed, eestlased, kes me siin oleme, ma ei ole originaalne, kui ma Ants Viiresele tuginedes ütlen, et eestlane on elanud ju kogu aeg kuu ajas. Minge palun Vabaõhu muuseumisse ja missugune materjal domineerib. Et ajaloos õpetatakse, meile räägitakse rauaajast, meile räägitakse kiviajast, aga kõik see materjali, millest midagi tehtud on ikkagi puit, mis omakorda tähendab seda, et Eesti inimene, see, kes on elanud Eesti külas, on tundnud väga mitmeid ja väga häid puiduomadusi ja jõudumööda osanud ka neid kasutada. Kuidas hiljem botaanikud ühte või teist puud on hakanud ametlikult nimetama, see on nimekomisjoni väga tore töö ja paratamatult rohkem või vähem on seal siis taga ja aluseks võetud ka rahvapäraseid nimetusi. Nii, ühe sõnaga jah, et ma olen ka osav olnud niimoodi natukene pilte näppama, et tegelikult vaatasin, et kui palju siis seda Maarja Kaske üldse nagu nii-öelda erinevates looduse fotopankades leida on ja selgub, et teda on nii-öelda päris palju ja kahtlemata kõikides erinevates vormides ta kindlasti paistab silma, nii et näiteks kui käia lastega ringi või teinekord ma teen selliseid loodushariduslikke trette ka, et siis kui näidata, siis küsida otse kohe, et aga miks ta näeb teistmoodi välja. Ja rahvapärimuses pärmivadki tähelepanu, austust ja lugupidamist ja ka teinekord niisugust usulist ja religioosset lähenemist just sellised puud, mis näevad välja natukene teistmoodi kui tavaliselt. Ikka küsitakse, et mis on meie rahvuspuu ja tamm, sellepärast on tamm, et Karl Robert Jakobson teda väga ülistas. Aga kui me rahvaluule arhiividesse talletatud tekste, mis on seotud siis puudega ja pärimusega, siis jäävad silma ikka niisugused natukene teistmoodi ja omapärase välimusega puud, mis tekitavad küsimust, et miks ta niisugune on ja kuidas teda tuleks nimetada. Et võib siis tõesti öelda, et kuna Maarja Kask ilmselt hajusalt on kasvanud üle Eesti ja tõenäoliselt on ka palju Eesti inimesi enne meid ammu osanud teda siis kasutada, siis on ka piirkonniti ehk siis murdeti väga palju erinevaid nimesid. Sest tõsi ta on, et Eesti erinevad piirkonnad omavahel väga ei suhelnud ja siin tekitab siis diskussiooni, et kus kohast ma õigupoolest selle Maarja Kase nime oleme saanud. Kõlab ta ju väga poeetiliselt, kõlab romantiliselt, kõlab huvitavalt. Ja arvata on tõepoolest, et kui nüüd vennaste koguduse liikumine 1700 ja pisut peale Eestimaal võttis hoogu ja paljudelgi puhkudel nii mõnedki teoloogid on arvata, et eestlane Kristiusu olemusest tänu vennaste koguduse liikumisele hakkas aru saama, siis võidakse arvata, et sealt maalt võiks olla tulnud selle Kase niisugune rohkem tuntud rahvapärane nimetus ka Maarja Kask. Ja see on see aeg, kus meie rahvaluule kogudesse, kust me seda teame, me vaatame seda, mis järgi need tekstid on kogutud ja kirjutatud. Ja sealt maalt hakkavad tekkima ka väga mitmesugused Maarja liitega teisedki taime nimed. Kui me vaatame, meil on 2 liidet, mida kasutatakse. Üks on Saksamaa, pane ette Saksamaa, Saksamaa kurg, Saksamaa kuusk. Saad aru, et see on miski võõrliik, mis on siia tulnud, kust mujal kui Saksamaa. Aga siis on jah ka alates Maarja heinast ja paljudest teistest on siis meie botaanilistesse või nii-öelda rahvapärasesse botaanikasse lisandunud ka Maarja nimeline
puu ja maarjakask. Sellepärast, et tema niisuguse välimuse järgi, tugev puit, raudkask, näsukask, võib-olla sellepärast, et ta on natukene selline nässakas, või siis kirikask või madrikask või maadrekask, nagu Saaremaal öeldakse, on pigem sellised nii-öelda kohaliku keelemurde sõnad, mis iseloomustavad selle puu välimust ja puu olemust. Paraku on sedasi, et Lõuna-Eestis kaskesid ei kasva, midagi ei ole teha. Meil ei ole seal muuseas ka koeri, selle asemel on näiteks pinid. Nii et see ja ka ütleme lingvistiliselt või keeleajalooliselt siis sõna kõiv või koivu peaks olema natukene vanem kui tegelikult Põhja-Eesti kask, mida on näiteks ka soome keeles ja soome keelemurretes kasutatud ka nii-öelda ale ja noore lehtmetsa tähenduses. Vaat kui eks ole on, et kus minnakse lehessesse, nagu lõunaeestlane ütleb, et kui sul on tarvis võtta värskeid oksi kasevihtede tarvis, sa lähed lehesse, see on kasenooretik ja tavaliselt ta tekib just nimelt ka siis raiesmiku või meil alet enam ei tehta, aga sellise maa peal. Ja näiteks minu kodukihelkonnas, Argla kihelkonnas tunti seda puud hoopiski sellise nime all nagu naariskõiv. Naariskõiv on muhkune, muhutses kasunu ja see osundab taas see nimetus tema välimusele, et ta on muhkliku moodi ja ta on niisuguseks muhuliseks kasvanud. Ja võib-olla ka näiteks see linnusilma puu, mis on samuti maarjakõivu kohta öeldud, et siis see osundab ka ühel või teisel viisil just nimelt sellele mustrile puu välimusele tegelikult nii sisemiselt kui välimiselt, ükskõik kumba pidi sa teda siis ka vaatad. Aga jah, et kui me siis kääname seda sõna, et siis ta võiks olla pigem kõiv, kõivu, et sageli just, kes nagu nii-öelda piirkondlikke keeli hästi ei tunne, ei oska mõnda käände sõna panna nimetavasse käändesse ja siis tekib selliseid huvitavaid tuletisi. Nüüd maarjakasega on kindlasti seotud ka maarja mütoloogia, nii nagu paljude teiste maarjanimeliste taimedega. Kõigepealt ütleme siis meetsis sündimise lugu ja maarjakase puhul kindlasti ka kõik need maarja kannatused. Miks on sellepärast ka mõnel pool on öeldud, et ta nagu maarja pisarapuu, sellepärast et maarja kannatas oma poja pärast, tema poja ristisurma pärast. Ja ütleme, kõik need piiblilood ühel või teisel viisil siis tuuakse tagasi maastikule, tuuakse tagasi loodusesse ja ühte või teist niisugust, ütleme siis kirja kohta hakatakse ühel või teisel viisil ka nii-öelda sellises kodumaises ümbruses või kodumaisel maastikul kasutama. Ja kui nüüd on seotud maarjakase või kui me vaatame teda kui niisugust puud, kust võib ka tervist saada, siis tema natuke selline haige ja muhklik välimus on ka üks põhjus, miks ta näiteks on olnud oluline rahvameditsiinis. Väga paljudeid selliseid muhklikke, kühmulisi, ka teisest liigist puid on meie armsad esivanemad kasutanud selleks, et omale siis tervist tagasi saada või õigupoolest tervist haigus saata sinna, kus ta pärit on siis metsast, tuulest ja veest. Ja arvatakse, et just inimese kannatused on need rahvapärases mütoloogias, mis muudavad siis ka selle puu välimuse niisuguseks muhklikuks või natukene teistsuguseks, kui ta on. Ja nii on siis ka maarjakase kohta räägitud, et ta nii-öelda kannab oma välimuse tõttu kõiki neid kannatusi, mis on siis tulnud ka kristlikus mütoloogias nendel inimestel ette. Leidsin Saaremaal Kaarma kihelkonnast ühe äraütlemata toreda rahvaluule arhiivi talletatud teksti ja see kõlab sedasi, et suures metsas ja liivasel maal kasunud kased on lahked ja siledad sihest, aga lagel ja sauesel maal kasunud kask on sitke just hundiliha. Nii et kui te tahate teada, mismoodi siis hundiliha välja näeb, siis katsuge mõnda maarjakase tükki ja saate teada. Ja edasi läheb veel toredamaks ja poeetilisemaks. Meni on sihest veel sööke kiri ja kisuline puhas. Söökesest tehti noa peasi ja pöitli peasi. No ma ei tea, ma loodan, et saallased ei pahanda, et mul on väike aktsent juures. Aga see kõlab kuidagi nii kenasti, mis osundab siis tõepoolest sellele, millest ka täna juttu on olnud,
et maarjakask on Tisleri töös olnud väga ja väga hinnatud puit. Ja nii nagu tegelikult ka rahvapäraselt on neid asju aetud loodushoius, et ei ole üldse tarvis olla vaha mõtta kogu puud, vaid ka maarjakase puhul on valitud ka teinekord kas murdumisohus või lihtsalt sobiv oks. Ja on see ära kasutatud ja üldiselt see tava on tunnuslik olnud ka teiste tarbepuude puhul, sest see nii-öelda jätk peab ju alles jääma, kui me võtame puu asjast taga nii-öelda täiesti maha, siis me ei saa seda enam kasutada, et nii-öelda jupikaupa on seda tehtud ja siis ma leidsin ka natuke netis guugeldades, no ma nüüd ootan, võib-olla siis tuleb see pilt ka ette. No lugupeetav, et väga palju toredat käsitööd, mida siis ka meie maarjakaske kasutavad tislerid on teinud, et sellest tõepoolest saab teha väga ilusaid asju, kaasa arvatud see tore pläskuseal ja tee- ja kohvikruusid, doosid, lusikad, võinoad, et siin kindlasti seda võimalust kasutada on küll ja veel. Et põhimõtteliselt piipusid te juba nägite, et piibukahad on siis tõepoolest maarjakõost tehtud, aga kes on Hiiumaalt pärit, nemad teavad, mis asi on küüp, et küüp on selline tore doos, mille sees hoiti küünlaid, küünlakarbid, aga nendes toredates nii-öelda natukene minuealiste koolipõlve meenutavad pinalid, sellised karbid puidust, mis tehti, et kus hoiti siis ka kõike muud, mis oli niisugune hinnaline ja väärtuslik. Ja Eesti Rahva Muuseumi kogudes on küüpe, mille kaaned on siis tehtud maarjakasest. Ja muidugi hästi toredat, hästi ilus sõnavara on ka, mis on seotud maarjakase puidu kirjeldamisega. Et see oli ilus salmiline, kui lauad siledaks sööveldati, olid ilusad vutilised kirjud. Ja kuidas teda taaskord on siis kirjeldatud Läänemaal seda puud, mulle väga meeldib see rahvapärane sõnavara. See tekst on pärit nüüd Oskar Looritsa kogutud materjalide hulgast. On krõbedama koorega ja karedama lehega, puu on väljastpoolt jõmbiline. Neid leidub vähesel viisil, nii on siis Märjamaal öeldud, aga mulle väga meeldib see, et maarjakask on jõmbiline. Nii, ma nüüd ettevaatlikult üritan. Ja mis mulle meeldib väga, siin on näha üks ka tore kell, kuigi ma pean tunnistama ausalt, et ega ma ju ei tea, kes selle tegi, aga vähemalt kena on. Ja nii-öelda maarjakaske kasutavate meistrite auks on Ivar Ivas kirjutanud väga ilusa luuletuse, see on siis Tisler Kalle Haudala mälestuseks. Maarjakase meister hingab hoolsalt voolit kujudes, siiruviirulisis, salmilisis, kaugusi vaatavais kurgedes, arukasest küünlajalust valgub valgus raamatuile, kadakasile tugedele, viirastuvale tarvale, üksipäiges kuulatamas alalisse saladusse salmitud. Väga kenad värsid iseenesest, nii et kui te leiate Ivar Ivaski kogus, on tal avaldatud 1970. aastal ja selles kogus ta siis on hästi palju toredaid tekste, mis on pühendatud väga erinevatele tema Soome tuttavatele ja sõpradele. Aga nüüd, mida on arvatud maarjakasest rahvameditsiinis? Mul on selline tunne, et üks slaid on pehku pannud, aga selle ma otsime ülesse. Et mida on arvatud rahvameditsiinis maarjakase kohta, et tervendavate vihtade tegemiseks ja üldse saunavihtade tegemiseks siiski ei peitud teda päris sobivaks, kuigi tänapäeval on ikka niimoodi, et need usundilised asjad kipuvad ära kaduma. Aga siis on soovitatud näiteks nii-öelda naahaiguste raviks ehk kirjukase koore veega 3 korda päevas pesta ja vesi siis neljapäeva õhtu iha ajal põhja poole aja 3 tugiteiba alla kallata. See on siis aia 3 tugiteiba alla kallata. Tõenäoliselt paljudel meil enam sellist aeda ei ole, nii et kui te tahate maarjakase veega ennast ravida, siis peate endale kõigepealt vastava aia ehitama. Et on siis olnud niisugune viis ja siis samuti see nii-öelda see kuivanud kasepoi jahuvad, siin oleks võib-olla isegi mul loodusteadlasi appi tarvis, sest rahvapärimuslik tekst tarvitab teinekord vägagi loodusteadlase nõu, aga siis see pärtli aeg, eks ole, pärtlipäev on siis
augusti lõpus ja on siis korjatud nii-öelda koore alt mingit niisugust maarjakase jahu, kas seda on siis tekitanud söödikud või kuidas sellest tuleb aru saada. Ma tükk aega niimoodi proovisin seda teksti dekodeerida, aga kindel on see, et ühe sõnaga, kui taheta, et keegi siis teie meelest või keegi siis tahate endale nii-öelda seda kaasab, kes teid ei taha, et siis tuleb seda sisse sööta, kas söögiga või muu sarnase vahendiga ja siis vaadata, mis siis juhtuma hakkab. Tavaliselt muidugi on niimoodi, et kui seda jahu sisse sööta, siis juhtuma hakkab see, et kui sa jõuad oma pruudi või peigmehega altari ette, siis langeb sul kaesilmit. Ja siis lähevad asjad juba sootuks teistmoodi kui algul planeeritud. Aga just nimelt see armumaagia on hästi olnud nagu selline hästi keskne teema maarjakasega seotud niisuguste rituaalide ja kombetäitmiste puhul. Ja see on ka selles mõttes on arusaadav, et tegemist on suhteliselt haruldase liigiga ja mida haruldasem taim või mida haruldasem puuliik on, seda haruldasemateks tegevusteks on teda ka tarvitatud. Ta kindlasti omandab mingi sellise erilise mõõtme ja sellepärast on ta ka tore. Nii, vaatame. Muidugi on imetore vaadata, eks ole, nagu ma ütlesin, et ta on väga poeetiline nimetus see maarjakask iseenesest ja Herta Laipaik on kirjutanud ka rahvapärimuse ainetel tugevneva jutukogu ja samamoodi tundub, et väga paljud poeedid ei ole vist päris täpselt teinud ka vahet oma loomikus sookasel, maarjakasel ja vaevakasel, et rahvapäraselt tundub, et ta on ükskõik selline tavalisest arukasest nii-öelda siis hälbiv liik, sest et minu pisikeste teadmiste kohaselt maarjakaske vist soost ja rabast ei leia. Eks ole, spetsialistid noogutavad, järelikult minu niisugune tunnetus selles osas oli õige. Ja samamoodi ka maarjakaset tõenäoliselt ei ole kängus ja längust puud, vaid pigem see kirjeldus iseloomustab mingisugust teist meil kasvavat puuliiki. Aga oluline on teada alati seda, et rahvapärimus paraku on pigem poeetiline tõde, üldistustõde, kunstiline tõde ja kui hakata sealt nüüd päris sellist igal hetkel botaanilist või ajaloolist tõde otsima hakata, siis võib sattuda suhteliselt libedamale teele. Aga üks asi mul on ära kadunud, jäi vahele. Ja üks jäi vahele, aga kas me saame panna nüüd selle slaidirea niimoodi, kes on siin arvutitundja, et mul oleks need slaidid endal kõrval näha. Ja siis ma kohe ka lõpetan. Kas saab niimoodi tekitada? Sest et mul on selline kahtlane, kuidas ta üles läheb? Ja siin on nooled, aga võt nende, nii, võt juba parem. Vot, seda oligi tarvis, aitäh, vot, niimoodi töötab see palju paremini. Nimelt ma korraks vaatan, juba parem, vot see slaid läkski kaduma. Kui ma panin tähele siin teie varasemates ettekannetes ka seda, et kasutasite nagu see visa oli, eks ole, siin, kas see oli nii-öelda sort? See on Soome vaste. Ja just nimelt. Ja kus kohal tuleb see nii-öelda see eesti keeles me ütleme visa, see tähendab, et keegi on väga sitke ja keegi on väga vapper. Ja see sõna visa soome keeles tähendab ka seda, et see ongi see puit, see niisugune salmiline puit, mis on oma olemuselt ka nii-öelda murdesõna, et see on selline kisklik näsu. Aga meie oleme selle visa võtnud natukene teises tähenduses kasutusele, sest näiteks Aunuse karjala keeles, mis on ju ka meile lähedane soome-ugri keel, et see sõna visa on siis kasutatud ka lihtsõnas visakoivu, mis tähendab siis nii-öelda ka kas maarjakaske või karjalakaske. Ja vaat lüüdikeel, mida me enam ei räägi, sealt tuleb samamoodi see visa välja, et on jälle visakoiv, maarjakask ja meie keeles siis karjalakask. Nii et võime siis maarjakase kohta ka kenasti öelda, et on selline visapuu, mis iseloomustab kahtlemata ka tema niisugust vaprust. Nii, nüüd ma vaatan, kas, no näete, siin ta liigub täitsa ilusti, et ega ma nüüd kogemata midagi veel vahele ei jätnud.
mulle vist tundub, et ma ei jätnud midagi vahele, ma tänan teid tähelepanu eest, näppasin te ilusa foto Maarjakase seltsi koduleheküljelt, nii et palun 1000 vabandust akadeemilise kleptomaania eest. Tänu.